startupid ongi hästi palju selline õppimise nagu teekond. Et kõik, kes alustavad mingit startupi, siis igal juhul kõik nad õpivad midagi alles tegemise käigus. Ja see on hästi tavaline või hästi loomulik, et me kõik ei teagi kõiki asju. Ja see ongi täiesti loomulik osa nagu startup-indusest. Et hästi oluline, kui meil nagu see startup nagu võtabki hoo sisse ja võib-olla tunneme, et on mingeid asju, mis me ise võib-olla ei tea nii hästi või ei oska nii hästi enam, et seda ettevõtet kuidagi edasi arendada või järgmisele tasemele viia. Ja siis tegelikult hästi levinud asi ongi see, et startupid kaasavad erinevaid mentoreid endale nii-öelda pardale. Need mentorid ongi tavaliselt inimesed lihtsalt, kes ongi ühel või teisel elualal, ma ei tea, aastakümneid tegutsenud, on oma ala nii-öelda professionaalid või eksperdid, ütleme lausa, oma ala eksperdid ja see ongi täiesti loomulik asi, et me kõik ei tea kõiki asju ja et varem või hiljem meil võib olla raske mingeid otsuseid vastu võtta või kuidagi edasi tegutseda, sest et me lihtsalt ei oska. Et siis kõigis neis olukordades on täiesti normaalne see, et me küsime abi. Küsime abi endast targematelt, endast kogenumatelt, endast vanematelt. Et see käibki kõik asja juurde ja ma tean isegi näiteid, kus startupidest, kus ütleme, et inimene, kes on ise selle kogu startupi alustanud, on, ütleme, 5 aastat juhtinud seda, kasvatanud juba nagu päris arvestatavaks selliseks ettevõtteks. Ja lihtsalt kuidagi asjade loomulik kulg oli nii, et see ettevõtte juht, see, kes selle startupi asutas, ta tundis, et tema peab astuma nüüd juhtimisest kõrvale. Sest et siin on, et selleks, et viia see ettevõtte nüüd järgmisele tasandile, sul on vaja lihtsalt mingeid kogemusi, mida sul lihtsalt võib-olla ei ole. Sest et kui sinu idee või see sinu tarkvara või mis iganes lahendus läheb juba nagu ülemaailmseks, siis see on hoopis midagi muud juba, kui siin võib olla Eesti piires tegutseda. See võib nõuda hoopis teistsugust nagu lähenemist ja mõtteviisi, mida meil lihtsalt ei ole võib-olla. Ja siis sellisel juhul, mida tehaksegi, ongi teinekord võetaksegi väljast täiesti uus tegevjuht juhtima seda sinu ettevõtet. Et sa justkui pead lahti laskma oma ettevõttest, oma ettevõtte juhtimisest selleks, et su ettevõte saaks kasvada. Ja see võib personaalselt ilmselt olla väga keeruline otsus, mida teha, sest et startup, mida sina oled alustanud, mida sina oled kasvatanud, mida sina oled edasi viinud, et sa pead sellest, see on justkui sinu nagu lapse eest mingil määral, et sa oled nagu suure osa oma elust sellesse pühendanud ja sa pead sellest nagu lahti laskma. Aga ongi meil kõigil selles mõttes varem või hiljem mingi hetk, kus paraku me peame lihtsalt küsima abi ja me peame selles mõttes kaasama kedagi, kes saab aidata meid või meie seda startupi või ettevõtet edasi viia veel. Nii, aga need olid siis need 7 sellist kõige olulisemat õppetundi, mis mina oma hästi lühikese startupi siis teekonnal omandasin. Väga väärtuslikud õppetunnid ja ma edaspidi olen kindlasti palju targem oma mis iganes järgnevate ettevõtmiste puhul. Et selline väga lühike, aga meeletult kasulik kogemus oli see küberkiirendi ja mina soovitan väga soojalt, kui teil on vähegi võimalus oma ideega osaleda kuskil teistes kiirendiprogrammides, siis kindlasti tehke seda. Neis kiirendiprogrammides tihtipeale ei saagi mingisugust rahalist toetust, aga see ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on tegelikult see ekspert-mentorite võrgustik, mis sealt kiirendiprogrammidest tihti kaasa tuleb. Et sa lihtsalt, me ei tea, kuidas asju vaadata, kui me ei ole lihtsalt
tegutsenud mingi suurte ettevõtete nagu sees, et seal on inimesi, kes aitavad näha nii palju rohkem ja nii palju erinevate nurkade alt, et mina soovitan jah, kindlasti kõigil, kus vähegi võimalik osaleda mõnes kiirendiprogrammis, et see annab kindlasti teie startupile väga-väga suure tõuke edasiseks.